On rajale minemas infotunniks olemas, nii et 10-15 sinna üritusi on hea veel siin Rõuges pidada maha siis seitsmikus. Nii et milleks 0 algaval avavee ujumise võistlusel, see on super lahe võistlus ja täna on Roopa olegi üks taali ostades, sest igal pool on suunad juba Lähme praegu siit tahapoole, siis me paneme teid siia valmis, te lähete kolme lainega lähete. Kui esimene start on saanud lähte, tuleb järgmine gruppi Joonas Emmas olemas. Nii, esimene rattasõit pöördes on abipolitseinikud, aga ütleme pool rattasistantsi on täielikult liikluseks suletud, aga selle kirjutamiseks sealt millise? Siin on 3 poida. No nii, esimene laine C-klass on rajal ja nüüd siis juba teine laine end valmis pannud. Ja siin C-klassi võistleja rajale minemas, neid on juba kohtem, siin on siis E-klass rajale minemas. No nii, ja nüüd on lapsevanemate kord, nagu korraldajad soovisid. Hoidke hoogu, lisage hoogu, üsna pea juba kaldale tulemas ja siis hakkame kaasa elama, ergutama. Vanessa Miidi. Maria Bondartšuk. Ole punaskoon saate rattale. Numbrid, kelle võistlejates on Jals Rootsmaa ja Irvin Otto Krampa vahetusalast väljas. Number 54 on teie Martin Simononska. Ja vahetusalasse tuleb üha ja üha uusi võistlejaid. Stefan Saks on vahetusalas. Läheb käima! Johanna Kübar läheb vahetusalast välja. Emma Joonas. Katrin Kaasik. Ja number 82, Markos Kehva. Hop, Markos. Läheb. Nii et rahulikult ratta peale, vaadake, kas saate kiiresti nii-öelda bänd. Ja tubli tüdruk läheb rattarajale, teeme talle suure aplausi. Aga samal ajal on meil juba vahetusalas uuesti 4 liidrit C-klassi absoluutselt parimad praegu Eestis. Mida üldse saada, Johan Ramm, Matteus Viimalu, ja number 25 on nende järel ka loomulik. Vahetusalas on Johanna Kübar, vahetusalas on Anette Teder, tüdrukud, kes sellel aastal valitsevad E-klassi. Ja viimased 50 meetrit jääb siin tulla ja tuleb esimene noormees, kuigi numbrit ei näe, on tegu number 12, Johan Tamm Tartu ujumise klubis võtab täna siin Rõuges triatloni karikasarja ja Rõuge triatloni võidu ja Viisnapuu on teine. Numbrid ette, kes lähevad vahetusalast välja. Ja kolmandana Matteus Miilpalu, nii et Matteus Miilpalu on kolmas ja tuleb ka 4. lõpetaja ja see on number 16, Oskar Hanko Paide ujumisklubist ja siis on vahe ja siis tulevad juba neiud, C-klassi neiud, jah. Viimasel sirgel hetkel, viimasel 100 meetril 4-5 lõpetajat ja tuleb numbri all 39, võtab oma vanusepääse võidu Ketriin Marii Lessing.
Tartu ujumise klubist ja tema selja taga lõpetab Vanessa Viiding ujumise spordiklubist. Ka spordijook või tavaline vesi siit punase telgi alt. See koht, kus tuleb võimalikult kiiresti tulla, kui keegi saast kõiki oma ratastele ja rattavarustusele järgi. Ja siit on veel 3-4 võistlejat tulemas finišisse. Saveli Muravjov, we are waiting you in the transition area. Nii et tuleme, veel on mõned rattad. Tervitus triatlonistidele ilusal laupäeval Rõuges. Rataskuulud 3. Ühe huvitavama stardi kohta, kus stardivad kui vahetusalasse olete jõudnud rattaga ja rattadistants on läbi, tuleb teil läbida 5 kilomeetrit jooksu, mis jalateed kerge täiskaare. Unetu uni tuleb öösel veeta, nii et ärge siis ära põletage ennast ja hoidke peakatted ka peas, sest 6 punktiga on teine, Allar Soo 300 punktiga 3. Janno Metsapool 4. Marek Rootse, need, kes täna on kohal, neil on võimalus oma punktiseisu parandada, on võimalus võistluste ametlik briefing. kes peseb Peska järves, aga ööbikoru juures on ka siis selline. Nii et head võistlejad, olge nüüd valmis, kuulake ja ärge nüüd enam sõbraga juttu ajage ja sõna on tänase võistluse peakohtunikul härra Andres Kübaral. Ma vaatan siit, ma tahan nende startima. Argi! Tere Aino! 20 kilomeetrit, kus ta siis sõitma ikka Kasaritsa välja? Aega stardini 2 minutit! Lipsa võib sind aidata täna. Aivaril ei ole. Ma nägin seda kuulnud. Ei, ma pole ka. Kuhu me ujub üldse? Silla. Ei, ainult kollane vasakult. Silla juures. Distants lõppeb esimeste meeste jaoks on näha, et esimene ujuja on hetkel oma 10-15 meetrit kahel järgneval eest ära ujunud. Ei ole kõik üks, oi, tee vahet, noh. Ja oma 15 sekundit hiljem järgmine võistlja olemas ja loomulikult teeme suure pausi ja meile selle kujutust. Ja suurendast ujunud ja vahetusalas hakkab nüüd juba viigast tegevus. Olme Palumägi, ootame me vahetust. Lähe vaatama. Lähe vaatama. Ta ei lähe unustama. Samuti Sven Rohlin. Veri 58 on tema järel Arno Tammjärv. Liider on meie ees kohe-kohe. Mõõdetud kiirus on meie andmetel 68,3 kilomeetrit maksutunnis, kui Mark Suurkivi tuli
rõuge mäest alla ja tuleb suveräänselt. Mehe nägu on naerul, sest rada on tema jaoks ilmselt mitte väga raske. Teine ring jääb läbida ja Mart teeb väga head sõitu. Mardil on läbitud umbes 350 meetrit, kui ta saab kohakuti järgmise suure grupiga ja seal on juba mehi. Seal on Margus, loed sa kohta, 4 meest ja tõepoolest see grupp peaks nüüd ütleme nii-öelda kiiremini liikuma oma Mart Suurkivi ees, kui need mehed vähegi. Kirko Kurvits on seda gruppi juhtimas, kui ma nüüd eksin, number on 23. Siin on mehi veel, Häälmäe number 27 ja number 26 on Hardi Madi ja Peeter-Erik Rummo. Noorte A- ja juunioride klassi võistlejad, mitteametlikult oli nende meeste tippkiirus laskamisel 71,2 kilomeetrit tunnis. No nii, me saime hea võrdluse siis, mida tähendab siis grupisõit ja üksinda alla tulla, nii et see grupp liigub ikka oluliselt kiiremini, kui nad koostööd teevad, siis nad tehakse Mardiga seda vahet küll meie eest minemas ja siin on vedamas Gert Saaman, nii et meie liigume sarja liider ja Gerdi taga numbri all 24 oli Eleri Etverk ja Eleri järel veel selles grupis Mattias Lõhmus. Järgmine grupp on teie ees, neile meestele tasub kaasa elada, sest nad on teinud vägeva võistluse. Ja Filipp Tumbarov on seda gruppi vedamas ja siit on ka Rahel Kallas minemas ja number on 49 samuti Aarne Vasarik. 20 kilomeetrit 45-kraadise asfalditemperatuuriga varjus on läbitud. Ja see on Mart Poiss, Mart Suurkivi on siis tänast Nõude triatloni juhtimas ja põhiklassi võistlus tema jaoks käimas ja nüüd just tema siis oma ratta tõukamas Toomas vahetusalasse ja nüüd vaatame nüüd seda taktikat, kuidas siis võistleja kiiver peast ära ja nüüd juba ketsid jalas ja juba mees läheb, no suurepärane, Mart Suurkivi. Ja üks praeguse hetke Eesti triatloni suuri nimesid, Mart Suurkivi läheb oma jooksudistantsile 73,2 kilomeetrit tunnis ja selles grupis on mehi palju. Selles grupis on need mehed, keda oodatakse. Mehed, kui te panete jala asfaldile, arvestage, et asfaldi temperatuur siin võib olla juba üle 50 kraadi. Nüüd olete te vaivanud ja nüüd olete te vahetusalas. Ja me näeme nüüd seda, kes on nendest meestest kõige kiirem. No nii, igal juhul Eesti Posti spordiklubi president on Jaak Manniste hoiab Eesti Posti lippu kõrgel. Aga kes läheb esimesena vahetusalast välja? Ja see mees on Hardi Madi. Aga siin on mehi veel. Rummo, Häälmäe. Ja Leihter läheb samuti. Ja Aivar Veri, legendaarne Aivar Veri, Eesti meister 2 nädalat tagasi M50 klassis on kõik need noored mehed kinni võtnud. Ja nii, hea publikum, ma tean, et teil ei ole kuume, teeme kuuma. Aplodeerime enam kaasa nendele, kes on nüüd vahetusalaste tulnud ja number 24 kõigepealt Eleri Etverk, hop-hop Eleri. Ja Eleri läheb esimesena, tubli Eleri. Ja Eleri järel, nii et naistel läheb omavahel kõvaks konkurentsiks veel, sest Gerti Keskküla on järgnemas Elerile ja siis on minemas ka Gert Saaman. Jõuab oma esimesed ringid tagasi. Üsna varsti näeme, kas nägu on naerul või taganaerul, aga rada on raske. Rada on nii raske, et näidest käes mõõdetakse üle 50 kraadi asfaldi temperatuuriks. No nii, ja Anna Tammerg jõuab ka rattaringilt tagasi. Tema kõrval ja tema järel võime tervitada Paula Pritsi. Paula Prits-Viimar läheb oma esimesele jooksuringile. No nii, 8 meest on vahetusalas taas. Arno Tammerve. Ja 2 meest on koos tulemas, siis on 1 ja siis on 1, nii et viisikust on jäänud siis 2 meest koos jooksma. Need mehed hakkavad ilmselt jagama täna teist kohta, aga mine tea, võimalikult tagantpoolt tuleb veel mõni. Tagant tulemus, sellest räägime natuke hiljem. Siin on 2 noort meest, nendest esimene on number
koos on minemas number 25, jah, Karl-Johan Leiter on Rummot jälitamas, nii et Rummo ja Leiter kahekesi koos hetkel teisel-kolmandal kohal. Aga lubage tervitada üks suur legend Eesti triatlonis, Aivar Veri. Hopp, Aivar, kui samal ajal läheb ka Sven Siimar rajale, läheb Aivar, hopp. Harrastajate klassis ja et seal ilmselt tagava minna peab ka täna minema ka oma teisele võistlusele, 14.00, et selline on siin Aivar Veri. Jaak Valmiste jõuab esimeselt ringilt tagasi, vaid täiskaari üle 5 jala ja siis uuesti 600 meetrit Rõuge liidu juurde üles. Ja Rõuge keskus on täna triatleetide päralt, sest meie liigume Rõuge teine triatlon on käimas. Number 27 on tulemas ja minemas Hardi Madi. Hopp, Hardi. Läks Hardi. Teine jooksuring. Ja me saame tervitada esimest kindakast jooksudistansi esimesel ringil. Eleri Ekberg. Küla, hopp, Kerti. Läheb, hoia Tõnule järgi. Toomas Jõgeva jõuab esimeselt ringilt tagasi ja ka Gert Saaman ning tema järel teeb võimast võistlust Armin Angerjärv. Ja siin on kõva heitlus nüüd üldvõidu ees käimas Toomas Jõgeva ja ka siit tuleb Gert Saaman ja ka Armin Angerjärv. Hopp. lõpulindi valmis pannud, kui võistlejad on pööramas siin teisele Ja ringile. liider on meie ees, Mart Suurkivi on võitnud Rõuge. Meie liigume Medrita triatlonisarja 2015. aasta 4. etapi ja Eesti karikavõistluste 6. etapi. Ma liigun Mardi juurde ja Käsi on püsti, nii et teine mees on tulemas ja vaadake seda lõpusport ja see on võimas. see on võimas lõpp, Andres Nõps. Nii kiire oli mehel veest väljatulekuga ja arusaadavalt. Täna teine ja järgmine mees on Vinissi sirgel. Saame ka seda meest õnnitleda. Peeter-Erik Rummo, täna 3. Ja võtan kiire intervjuu Andrese käest. Andres, kommenteeri täna oma võistlust. Tundub, et sa oled heas vormis, et kannatab triatloni teha küll. Ja vastupidavus, selline baas on normaalne. Maht alla tehtud korralik. Kuidas rada tundus, raskusaste? Igal juhul palju õnne ja edu sulle tulevikuks. Et Andres Nõpp, see on mees, kes siis triatleet ei ole, aga tegi täna siis kaasa. Ja vahepeal lõpetas täna 4. Karl-Johan Leiter ja 5. võimas mees 50-aastaste meeste vanuseklassis Aivar Veri, üldarvestuses 5. loomulikult oma vanuseklassi võitja. Aivar Veriga kohtume tänasel võistlusel veel, ka 3. distantsil. Üks mees jõuab veel Vinississe. Number 43 peaks olema. Vladimir Vinogradov jõudis Vinississe. Vladimir on teinud ka väga võimsa võistluse täna esikuuikus ja medal kaela tänud korraldajatelt. Võimasvõistlus on tehtud nägu naerul. Ja sealt peaks olema number 14 ja Jaak Anniste Eestis Posti spordiklubist. Ei, kas sa lähed lõppu, jah? Siis tule sinna. Teisele ringile tulge siia minu poole. Nii, Eugen ees, palun. Ja tema järel Uku Maitsalu. Uku siit paremale ja siis veel paremale. Ja number 14 Jaak Anniste on oma vanuseklassi teise koha omanikuna täna Vinissis. Palju õnne, hea võistlus. Võrumaa, tänane esinumber. Tõnu Hendrikson on Vinissis just nüüd ja kohe. Spordimees Tõnu Hendrikson on Finissis ja kas on tegu parima võrulasega. Ja Andres Hiiemäe jõuab Finississe, aga ennem teda siis Raigo Häälmäe. Ja ka Armin Angerjärv on Finissis. Ja tervitame esimest tütarlast täna. Eleri Ekberg. Meil on siin teine start käivas, finiss on käivas ja paljud võistlejad tulevad veel oma esimeselt jooksuringilt, et minna siis teisele. Aga tervitame kõiki finisseerujaid ja loomulikult neid fänne, kes on kaasa elamas võistlejatele. Tänast võistlust võtsin pigem kui tugevat treeningut, sest nädala aja pärast on Eesti poolpikk triatlon. Aga ujumine oli täna siuke lihtsamapoolne.
ujusin oma tempoga ja see oli siuke mõnus. Ratta peal oli kuidagi väga keerutav tuul ja künklik Eesti Lõuna-Eesti kuppelmaastik, et see tegi sõidu raskeks, samuti ka päris suur kuumus. Ja jooksus õnneks oli vahe ju piisavalt suur, et sai rahulikult enda jooksu joosta, et ei pidanud maksimumi välja pingutama, et seda sai juba nii-öelda nautida. Tänane võistlus läks väga hästi, kuna ma tulin siia eesmärgiga naiste üldvõit saada ja selle ma ka sain. Ujumises ei läinud kõige paremini, et lootsin tulla veest välja esimese naisena, aga tulin hoopis kolmandana ja enesetunne ei olnud kuigi hea. Rattal oli üks päris suur tõus, mida tuli 2 korda võtta. Ja seal oli raskusi, aga ma suutsin grupis püsida ning jooksma minnes oligi eesmärk jõuda esimesena finišisse. Ma küll arvasin, et võistlus tuleb kergem, aga võit jäi siis lõpusirge peale ja seekord olin mina parim. Ma olen veel noored A-klass, aga põhieesmärgid tulevad järgmine aasta, kus ma sooviks teha esimest korda olümpiadistantsi ning ka osaleda juuniorkappidel Euroopas. Kunagi tahaks olla ka Eesti parim naine, et võistelda koos Kaidi Kiviojaga ja tal ära teha oleks kõige suurem eesmärk võib-olla. Ma olen tegelikult sõudja ja tulingi eelmedal just maailmameistrivõistlustelt, kus sain 24. koha. Ja nüüd tegin väikse pausi ja tegin siukse triatloni vahele, et ujumine oli päris raskelt läks, et tulin suhteliselt tagapool välja. Rattas olin siis üksinda, sõitsin alguses, sõitsin selle esimese poole, pidin kõik üksi sõitma, rabelema kõvasti. Aga hiljem juba läks lihtsamaks ja pärast saimegi juba gruppi sõita. Ja jooks on siis minu Meelisala, kus ma sain päris kõvasti enda kohta parandada juba ja teised juuniorid kinni püüda ja suureks üllatuseks tuligi see, et sain lõpuks meestes teise koha üldarvestuses. Nii et selles mõttes läks võistlus väga hästi täna. Et motivatsiooni kõvasti kasvas, et järgmine aasta, kui ma nüüd juunioridest välja lähen, siis kindlasti on motivatsiooni edasi teha ka meesteklassis. Regangi ennast juba igale poole võistlustele ära järgmisel aastaks. Minu jaoks on tuulessõiduga võistlus täiesti lootusetu, et ma tulengi ainult osa võtma ja proovima grupis püsida, aga see ei õnnestu kunagi. Ujumises ma jään maha ja siis ei suuda isegi nendes nõrkades gruppides püsida, nii et mul on alati võtta mingi 3. või 4. koht. Seda ma tean ette. Ja muud nagu polegi, et see määrab kogu võistluse, et ma pingutan ka rattas üksinda kõvasti, üksi jäädes ja siis ei tule ka jooks väga. Et kui lühem distants ja tuules sõit, siis on osavõtu rõõm ja treening. Hooaeg ise on olnud tegelikult päris ilus, et kui sprindid välja arvata, siis on olnud väga ilusaid tulemusi ja kõige tähtsam, et enam-vähem olen traumadega hakkama saanud ja vorm on järjest paremaks läinud. See on kohe tunned, et kui saad järjepidevalt teha, siis läheb vorm järjest paremaks. Ja hooaja lõppu vaatan suure lootusega, et õnnestub üks pool pikk veel teha loodetavasti ja võib-olla veel paar korralikku vaatani. Ja ei ole välistatud, et mõni lühike triatlon tuleb ka, nii et hästi tihe hooaeg on olnud. Ja töö on nagu ära tasunud, seda on hea tunda. Kui ratas on vajal võttud lasisuune ja siis Tegelikult ongi kõige parem, kui lähed. Sina oled meile meeskonna kapten. Tuules sõita lubatud, tuules ujuma. Ja nii, mõjut läks suuremaks ja nüüd 300 meetri tuulist ja päris palju kaasa vaada. Ajame kaasa, irvitame ja vaatame nüüd siis. Nii ja ma olen siin Rõuga omandimesi ka stardis. Ja siin on lausa Rauga Tiimaja
Terje Vaju. Ja täällä on Markinen taputusvõime. Esimene 2 meetrit väljas ja kolmas. Ja esimene Neiu tuleb ka. Hästi, Kaarel! Ja neljas võistleja ka pöörasti väljas. Tubli! Ammer läheb, Ammer! Kaari Meriloo ja Kaari järel on ka number 66 Marta Siimar. Aleksander Vaarikov ja Esimene saateauto laskumas pääses. Eksistentsiaalsed küsimused, ma proovin neile pärast kohe vastata. Jutt jäi pooleli selle ja üllatusi selles võistluses ei ole, lühike kommentaar minu poolt. Kaarel Trepp teeb võistlus, mida ta oodatakse, mida ta täna loodeti. Rõudes näitab ta kõigile, kes on praegu Eesti B-klassi liider. Jooksuketsid algab. Juba ka Kiiver Topatsi vastu valetatud ja Kaarel jääb nüüd läbida 2 kilomeetrit. Raske rajatus asfalt on varjus 47 kraadi. ja esimene Neiu ka temaga. Anette Hallik läheb lausa teisena siit välja. No võimas, Anette läheb koos Aleksander Tammeriga. B-klassi võistlejad on kinni võetud. 3 on veel ees. See oli Aivar Veri, lühike kommentaar. Ja peaks olema number 33, jah, Kaarel Trepp. Nii ja viimased 100 meetrit tulla. Ja Rõuge triatloni ehk viimase stardivõitja, 3. stardivõitja on finišisse tulemas. B-klassi parim on täna Kaarel Trepp. Jäävad 1, 2, 3, 4 võistlejad, kui teisena tuleb finišisse number 47 ja see on Aleksander Tammer. Aga kolmandana tuleb siin, no numbrit ei näe mees, number. Nii, number 41 on Jaan Kadarik on 3. ja siis tuleb parim Neiu finišis, see on Anette Hallik ja nüüd legendaarne 13 sõnalane on finišis, see on Aivar Veri. Thank you.